autominutid toob teieni Alexela. Kõik Eesti kütusemüüjad on kohustatud ringlusesse laskma mootorikütuseid, mis sisaldavad biokomponenti. Kui näiteks bensiin E95 oli aasta tagasi 100% fossiilne, siis alates käesoleva aasta aprillist koosneb see 10% ulatuses etanoolist. Kuidas muudab uus süsteem autoomanike elu, sellest annab ülevaate Alexela juhatuse liige Maria Helbling. Mis täpsemalt on biokütused ja kuidas neid toodetakse? No, biokütused on üldiselt biomassist toodetud siis vedelad või gaasilised kütused. Meil bensiini ja diisli sisse lähevad etanool ja biodiisel ja gaasi sees siis biometaan. Kus neid toodetakse siin ja sealpool maailmas palju Euroopas, sellepärast et siin on ka nende tarbimine suurem, aga näiteks biometaan tuleb meie võrkudes kõik Eestist. Biokütustele üleminek toimub vähehaaval ja esimene tõsine samm on juba paari kuu pärast. Kuidas see mõjutab autojuhtide elu? Ega ta tavalise autojuhi jaoks oluliselt midagi ei muudagi. Et meil bioetanool tuli bensiini sisse juba eelmine aasta. Need autojuhid, kes on üle piiri käinud, on Lätis ja Soomes seda tankinud juba aastaid. Et ega ta tavalise autojuhi jaoks oluliselt midagi ei muuda. Tasub silmas pidada mõningaid väikseid hügieenifaktoreid, näiteks paak tasub hoida pigem täis kui tühi ja võib-olla suuremaid probleeme võib tekkida sellistel sõidukitel, mis pikki perioode seisavad või elavad üle väga suuri temperatuuri muutusi. Et kondensatsioon kütusepaaki võib tekkida sõltumata sellest, mis kütus seal sees on, et lihtsalt biokütused on tundlikumad sellele tekkivale veele ja selles on kogu vahe. Et nii-öelda pikemaks perioodiks seisma jättes ennem paak täis panna, see soovitus oli ka varem. Ainsana jääb kütustest puutumata bensiin 98. Miks nii? 98 bensiin on niigi kõrge oktaanarvuga ja põleb hästi. Sellele on ka biolisandi lisamine mõnevõrra keerulisem kui tavalisele bensiinile ja sellepärast. Milliseid tähiseid hakkavad uued kütused kandma? Uued kütused kannavad ikka täpselt samu nimetusi nagu seni, et ikka diiselkütus ja bensiin ja gaasid. Aga nendele tekib sellel aastal uus tähistus vanade tuntud nimede kõrvale, mis lihtsalt lihtsustavad kliendi jaoks arusaamist, kui palju on biokomponenti mingis konkreetses kütuses ja kuna see tähistus on üle Euroopa Liidu sama, siis lihtsustab ka enda jaoks sobiliku kütuse leidmist teiste riikide tanklates. Seal on siis 3 tähistust, on ruut, ring ja romb. Rombid tähistavad gaase ja sinna rombi sisse on kirjutatud siis lihtsalt vastava gaasiliikaste. See on CNG, LPG, mida meie siis teame autogaasi nime all, LNG, veeldatud maagaas või siis vesinik H2. See on kõige lihtsam. Bensiini hakkab tähistama E ja selle järel on number, mis näitab, kui mitu protsenti on bensiinis biokomponenti. Meil siis võib E10 hakata nägema sellest aastast. Ja biodiisli puhul siis B tähistab biodiislit ja selle taga samuti number, mis näitab, kui mitu protsenti biokomponenti on diiselkütusesse sisse pandud. Mõne automargi kütuseluugi siseküljele võib olla kleebitud märgis No Bio. Kas see tähendab, et biolisandiga kütust ei tohi üldse lisada või käib see pigem 100% biokütuse kohta? No bio tähendab seda, et sinna ei tohiks panna 100% biokütust. Ehk tõesti sünteetilist diislit ei tasu no biopaaki panna või biodiislit. Aga sellises kontsentratsioonis biokomponendid, nagu nad täna on meie kütustes, selliste autode puhul ei tohiks probleeme tekitada. Millist mõju avaldab biokütuste osaline kasutuselevõtt keskkonnale? No pigem ikkagi positiivselt, et lokaalselt Eesti mõistes loomulikult heitmete vähendamine on üks oluline punkt. Ma arvan, et siin on võib-olla meie kohalikul biometaanil kõige suurem roll mängida, eriti kui seda toodetakse erinevatest jääkidest nii-öelda ringmajanduse arendamisel, et etanooli ja biodiisli puhul on alati teisel pool nüanss see, et kusagil maailmas võetakse võib-olla sellepärast džunglit maha, et seda toota. Aga biometaani puhul ei ole seda kahtlust, et see Eestis toodetakse siiski äärmiselt jätkusuutlikul meetodil. Fossiilsete kütuste järk-järguline asendumine biokütustega on samm, mis teeb keskkonnale palju kasu. Ja meile, igapäevastele autojuhtidele, ei tähenda see täiendavat peavalu. Pigem vastupidi. Need olid autominutid. Kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Autominutid toob teieni Alexela.